Täna siin Kesk-Eestis on varased talirapsisordid juba esimesed õied lahti teinud. Lõuna-Eestis juba mõned päevad tagasi või isegi nädal. See tähendab, et peagi on saabumas valgemädaniku tõrjeaeg ja tuleks jälgida siis kroonlehtede langemist. Meie portfellis soovituslik oleks kasutada revidast, kulunormi vahemik seal 0,7 kuni liiter hektarile, vastavalt siis põllu potentsiaalile ja ka ilmastikutingimustele. Kui on niiskämm ja tuleb meil vihma loodetavasti, siis kindlasti kasutada kõrgemaid kulunorme. Revidas koosneb meil revisoli toimeainest ja poskaliidist, mis on siis kõige tugevam toimeaine valgemädaniku tõrjeks. Et kindlasti sellistel löistel pritsimistel ja tiheda taimikuga põldudes kasutada suuremaid veekulunorme, seal 250 liitrit hektarile, et siis kõik see lehed ja taimevared, kõik kroonlehed saaksid lahusega kaetud. Et siis toimeaine oleks ilusti ühtlaselt jaotunud sellele taimele kaitseks teda. Et kuna toimeaine jääb rapsi puhul vahakihti, siis on äärmiselt tähtis, et taimik oleks võimalikult ühtlaselt taimekaitsevahendiga kaetud. Oleme praegu hernepõllus, et herned on nina juba ammu välja pistnud ja isegi siin juba 2 pärisle faasi jõudmas, et kuidas siin koorumi osas on, et hetkel sellel põllul on ka Konaxis tegelikult peale tehtud. Kui me siin vaatame praegu Konaxise tulemusi, siin sai Konaxis tehtud 1 liitriga, et tegelikult valge anemalts on ilusti saanud pihta, siis on siin litterhein on ilusti kollaseks saanud, isegi karekõrvik on oma osa saanud, et efektiivsust juba päris hästi näeb. Vaatamata sellele, et tegelikult väga palju vihma ei ole tulnud peale seda pritsimist. Et selles mõttes see kindlasti ka avaldab oma nagu mõju, et just selle eelise toob välja selle formulatsiooni eelise Konaxise puhul. Et efekt on täiesti arvestatav ja positiivne tulemus, et umbrohud on klorootiliseks tõmmanud, aga ka mitte nagu kõik umbrohud. Mis su järgmised sammud siin põllul on? Mis sa plaani võtad? Ma arvangi, et tegelikult mitte paari nädala, vaid ikkagi nädala nüüd jooksul siin olukorda nüüd jälgima, et kuna risttõelised on nüüd esimesed päris lehed välja ajanud umbrohud, siis natukene lasta veel kasvada ja siis koorumiga poolnormiga 0,6, 0,7 seal, 0,625 on see õige korrektne miinimumnorm tulla ja teha siis see põld üle ära. Põllumeestele ka soovitus, et käige seirake ja hoidke silm peal hernepõldudel, et õigel ajal see koorum saaks peale tehtud, et ei peaks enam hiljem uuesti üle veel tegema. Juhul kui siia põldu ei oleks Konaxis tehtud, siis tuleks praegusel hetkel kriitiliselt või sellises kasvufaasis kriitiliselt vaadata umbrohtude intensiivsust, palju neid on ja pritse juba plaani panna koorum dashiga. Ja kulunorm 1,25 võiks õige norm olla, et ei tasu väga tagasi hoida, et pigem on eesmärk saada põllud väga hästi puhtaks, on koristamine lihtsam ja on siia järelkultuuris ka tegevusi palju vähem. Aga mis siis teha, kui ma siin viimase aasta jooksul olen näiteks CL talirapsi kasutanud Glamoxit või suvirapsi kasutanud, Cleravot kasutanud? Et igatahes hoidke seda meeles, et Imazamoxil toimeainel on 3 aasta piirang, et iga 3 aasta järgi võite seda kasutada, et hoidke oma arvepidamisel, raamatupidamisel või põlluraamatul silm peal ja sellest lähtuvalt tuleb otsused teha. Jah, et näiteks ongi, kui ei saa kasutada koorumit, siis võimalus kasutada pasagrani liiter siis hektaril sellisel juhul, et saada siis ristööles ja kesalillele tugevam mõju. Seega kiired pritsinädalad on tulemas ja kui teil on küsimusi, siis BASF-i agronoomid on alati telefonikõne kaugusel. Seniks aga püsige lainel ja kohtume teiega juba järgmine nädal Vitsjärvel.